Tervist teile kõigile. Siis minu nimi on Gabor Sirko. Tegelikult ei ole, tegelikult minu nimi on Maria Lepik ja mina asendan Gabor Sirkot ja sealpool on Mariann Rugo, et meie oleme Ida-Tallinna Keskhaiglast residendid ja meie räägime täna siis sellisel intrigeerival teemal nagu keisrilõige. Et ma arvan, et kõigil siin viibijatel on mingisugune ettekujutus, mis asi see keisrilõige on. No me oleme ju erinevaid filme näinud, seriaale näinud, me teame, et see on operatsioon, et laps võetakse sealt kõhu kaudu välja, mitte ta sünnib tuppe kaudu. Ja tavaliselt tehaksegi siis keisrilõige siis, kui on see ohutum, et laps sünniks kõhu kaudu, on see siis ohutum emale või lapsele või mõlemale, versus siis sellega, et ta sünniks vaginaalselt. Ja esimesed andmed, millal seda keisrilõiget hakati juba tegema, me teame, on 715 aastat enne Kristust, et Indias on näiteks kirjeldatud ühe valitseja ema, kes oli päris seal raseduse lõpus, jõi kogemata mürki. Ja üks õpetlane arvas, et aga lapsel võiks ometi olla ju võimalus ellu jääda ja ta tegi sellise katse, et lõikas selle lapse siis ema kõhust välja ja laps jäi elama. Ja on ka teada, et Iiri mütoloogias esineb väga palju selliseid jutte, kus kuninganna tapeti oma kurja tädi poolt, aga kuna ta oli ka raseduses väga seal lõppjärgus sünnitusele, siis anti lapsele võimalus elada ja lõigati laps kõhust välja. Ja ka Vana-Roomas lõigati lapsi ema kõhust välja, aga paraku seda tehti siis, kui ema mingit põhjusel sünnitusel suri. Ja millegipärast näiteks arvatakse, et kes veel ei tea, siis keisrilõige on inglise keeles cesarean section ja paljud arvavad, et näiteks Julius Caesar, et tema sündis ka keisrilõike teel, et sealt ongi tema nimi pärit, aga see on tegelikult väga ekslik, sellepärast, et Julius Caesari ema Aurelia elas tükk aega peale seda Julius Caesari sündi ja seepärast ei saanud Caesar mitte mingit põhjusel keisrilõike kaudu sündida, kuna tol ajal siis emad nagu surid. Kus tuli revolutsioon oli aasta 800, sest siis hakati rohkem tähelepanu pöörama antiseptikale, hakati käsi pesema, hakati operatsiooni instrumente pesema, mis oli väga tähtis. Tuli anesteesia, et inimesed pandi siis magama operatsiooni ajal, nad ei pidanud enam valu tundma, ka operatsiooni sai kergemini teha. Et see oli suur murrang ja siis hakkas ka keisrilõige tohutult arenema. Nüüd, mis see keisrilõike on? Kas ta on siis siuke hädavajalik protseduur või on ta protseduur, millega kaasnevad väga suured riskid? Et on koolkondi, kes ütlevad, et keisrilõige, et see on tänapäeva naise õigus. Et see on õigus valida keisrilõige või siis sünnitada keisrilõike teel. Ja on teine koolkond, kes ütleb, et ei, see ei ole naise õigus, vaid see on naise privileeg omada seda valikut sünnitada keisrilõige teel. Sest nagu me teame, et maailmas mitte kõikidel naistel ei ole seda head võimalust, et kui on eluohtlik olukord, et nad võivad sünnitada keisrilõikega. Nii et see on siuksed 2 koolkonda. Kindel on aga see, et keisrilõige ta on normist erinev sünnitusviis ja teatud juhtudel on hädavajalik, et päästa ema või lapse elu. Kindlasti te olete võib-olla ka kuulnud, et keisrilõike sagedus on kasvamas, et järjest rohkem ja rohkem lapsi sünnib keisrilõike teel. Maailmas kõige enam sünnib keisrilõike teel lapsi näiteks Hiinas, seal tuuakse välja, et umbes 46%. Sageduselt teisel kohal on Brasiilia, seal oli 35–45%, aga see sõltub ka, et kas me vaatame seda riikliku meditsiini aspektist või vaatame erasektorit, et erasektorist suisa 80% lastest sünnib keisrilõikega. Meil siin Põhjamaades jääb see seal 15 ja 20 vahele, et näiteks eile ma vaatasin järgi Eesti meditsiinilisest sünniregistrist, et 2016 20% lastest Eestis sündis keisrilõikega. Ja võib-olla huvitav siuke fakt ka teile teadmiseks, et on naisi maailmas, kes on ise endale teinud keisrilõike. Et näiteks mehhiklane Ines Rodriguez Perez tegi aastal 2000 endale keisrilõike ja siiamaani nii tema kui tema poeg elavad, mis on ju väga tore. Et see oli siukene kerge sissejuhatus.
aga läheks võib-olla, räägiks rohkem, et miks seda keisrilõiget tehakse, sest see on ju peamine küsimus. Et keisrilõiget me saame jagada kaheks. Üks variant on see, et meil on plaaniline keisrilõige, et me teame siis juba raseduse ajal, et see rasedus lõpeb keisriga. Tavaliselt siis naine tuleb hommikul juba söömata-joomata haiglasse, ta valmistatakse ette ja siis seal päeva esimeses pooles tehakse operatsioon ära, mis kestab seal pool tundi, võib-olla kuni tund. Teine variant on see, et naine tuleb sünnitama või midagi juhtub raseduse ajal erakorralist ja tehakse erakorraline keisrilõige. Siin ma tõin niisuguse väikse tabeliga ära, et millistel põhjustel on siis plaaniline keisrilõige, millistel erakorraline. Et üks kõige sagedasem plaanilise keisri põhjus on see, et lapsesti. Et raseduses ja lõpuks peaks paiknema siis laps niimoodi, nagu on seal parempoolsel pildil, et pea on ju all ja pepu on üleval. Kui aga mingil põhjusel laps raseduse lõpus paikneb tuharseisus, et tal on tuharad allpool või paikneb ta hoopis kuidagi risti või põiki, siis nii palju, kui on täna seda meditsiinikirjandust välja antud, leitakse, et tuharseisus lapsel need riskid, kui ta sünnib vaginaalselt, on emale ja lapsele suuremad versus see, kui teha keisrilõige ja sellepärast nendele naistele tavaliselt pakutakse keisrilõiget. Muidugi siin on ka üks aga, et nendele naistele on võimalik teha ka lootevälist pööret, kui on niisugune, kui tingimused on vastavad, mis tähendab siis seda, et arst oma kätega pöörab lapse õiget pidi. Ja see võib-olla kõlab kohutavamalt, kui ta tegelikult on. Aga arst siis võtab oma käed, kergitab need lapse tuharad sealt vaagnast nii-öelda ülesse ja laps teeb sellise kukerpalli või tireli ja keerab ennast pea peal seisu. Et alati see protseduur muidugi ei õnnestu ja selle protseduuriga on ka riskid nagu teiste protseduuridegagi. Aga vähemalt see on üks võimalus, kuidas me anname meetodi lapsele ja emale, et ema saaks ikkagi sünnitada vaginaalsel teel selle lapse. Kui see looteväline pööre ei õnnestu ja laps jääb ikka tuharseisu, no siis tuleb ikkagi keisrilõige. Siis millal tehakse plaanilist keisrit on näiteks, kui on juba varem keisrilõige olnud, aga see ei ole ka absoluutne. Et kui on olnud varem üks keisrilõige, siis järgmise lapse saab veel sünnitada vaginaalselt tuppe kaudu, kui on vastavad tingimused. Kui on juba 2 keisrilõiget, siis seda ei peeta enam ohutuks, et naine sünnitaks ise vaginaalselt. Ja põhjus on selles, et kui me teeme ju keisri, me tekitame emakale armi. Ja armkude on tegelikult alati natukene nõrgem kui terve normaalne kude. Ja kui see armkude on väga õhukene, on selline oht, et sünnituse ajal võib see armkude katki minna või puruneda. Ja sellepärast ongi leitud, et kui on 1 keiser, siis on veel ohutu vaginaalselt sünnitada. Aga kui on 2 keisrit juba tehtud, siis 3. laps sünnib ka keisriga. Ja üle 3 keisrilõike ei soovitata naisele teha, sellepärast et siis tulevikus võivad need tüsistused olla nagu liiga suured. Ma tean, et nii palju kui ma töötanud olen, siis meie nii-öelda rekord, mida me oleme näinud, oli üks naine, kellel oli tehtud 6 keisrilõiget. Aga ta ei olnud ka Eestist pärit, et ta oli varem sünnitanud Lõuna-Euroopas ja siis ta nüüd oma 7. rasedusega sattus Eestisse ja siis tal tuli ka keisrilõige. Veel tehakse keisrit siis, kui platsenta paikneb emakakaela ees. Et normaalselt platsenta siis paikneb emakakaelast kõrgemal. Et kui te näete, siis seal all on emakakael ja see pisikene kriips, mis jookseb ülevalt alla, see on emakakaela kanal. Ja sünnituse käigus see emakakael jääb lamedaks, lühikeseks ja hakkab avanema. Aga kui see platsenta paikneb väga madalal, nagu on seal keskmisel pildil, või hoopis paikneb seal emakakaela ees, siis laps ei saa läbi platsenta sündida ja siis tehakse keiser.
Et siin ei tasu muretseda, et kui teil on näiteks eesseina platsenta, et mõnikord rasedad ajavad sassi, et eesseina platsenta ei ole seesama, mis on platsenta eesasetsus. Platsenta eesasetsus tähendab, et ta on seal emakakaela kanali ees. Kui on eesseina platsenta või tagaseina platsenta, seal selles mõttes vahet ei ole, et saab ikka vaginaalselt sünnitada, kui ta on piisavalt kõrgel emakakaela kanalist. Ja on sellised olukorrad ka, et kui emal on mingisugune infektsioon, näiteks HIV või aktiivne herpes, et tal on aktiivsed herpese kolded, siis soovitatakse keisrit, välja arvatud näiteks need naised, kes võtavad väga hästi oma HIV ravimeid, kellel on viiruskoopiate arv piisavalt madal ja kes on käinud oma arsti juures regulaarse kontrollis, et ka HIV positiivsed naised võivad tegelikult ise sünnitada teatud juhtudel. Ja on osad operatsioonid, mis on tehtud emakale, näiteks müoomisõlmede eemaldamine, et siis tuleb ka tavaliselt keisrilõige. Aga nüüd läheks selle parempoolse tulba juurde, et erakorraline keiser, et millal me seda teeme, sest see ju tabab rasedaid väga ootamatult, sest neil on ju plaan tulla lihtsalt sünnitama. Ja see erakorraline keiser jaguneb veel kaheks, et on hädakeiser, mis on siis need 3 esimest ja siis on lihtsalt kiire keiser. Ja kui ma olin üliõpilane, siis ma küsisin oma õppejõududelt, et mis vahet on nagu hädakeisril ja kiirel keisril. Ja siis mulle öeldi lihtsalt, et et kui on hädakeiser, et siis me läheme jooksuga. Nii. Millal siis on hädakeiser? Esimene põhjus on näiteks loote distress või loote hapnikupuudus. Ja seda me saame niimoodi teada, et sünnituse ajal kontrollitakse loote südametööd teatud aja tagant, kas siis lihtsalt Dopleriga või tehakse KTG. Ja kui me näeme KTG-l, et loote südamelöögid langevad ja need ei taastu, vaid need jäävadki väga madalaks, siis mingil põhjusel laps tunneb ennast halvasti ja see sünnitus tuleb kohe lõpetada. Samamoodi platsenta irdumine ehk platsenta lööb sealt emaka küljest lahti ennast. See tekib tavaliselt väga tugeva kõhuvaluga, väga suure verejooksuga ja siin ka mõnikord rasedad lähevad pabinasse, et kui neil natukene roosakalt määrib või on sihuke pruunikas voolus, et see ei ole kohe platsenta irdumine, sest ka emakakaela avanemisega võib olla natuke roosakat määrimist või pruunikat voolust. Et platsenta irdumine tavaliselt see tekib sihukese suure ikkagi verejooksuna nagu menstruatsiooni ajal. Ja siis 3. on seesama emakaarmi rebenemine, mida ma enne mainisin, et see tähendab ikkagi seda, et varem on naisele tehtud keisrilõige ja siis sünnituse käigus see armi koht rebeneb. Ja sihukesed olukorrad, kus nagu nii kiire ei ole, aga ikkagi see rasedus või sünnitus tuleb lõpetada keisriga, näiteks lapse ja emavaagna sobimatus. See on siis selline olukord, et emakakael näiteks avaneb täis lahti, aga laps enam ei lasku allapoole või see väldusperiood on väga ebaefektiivne. Kas siis on lapse pea kuidagi valesti sättunud või mingil põhjusel nad omavahel ei sobitu ja laps ei saa vaginaalselt sündida. Või võib olla sihukene olukord, et emakakael hakkab avanema, tulete näiteks sünnitama, teil on emakakael 3 sentimeetrit, läheb natuke aega mööda, siis on näiteks 5. Läheb natuke aega mööda, jääb ikka 5 ja siis sealt 5 ta enam edasi ei lähegi. Proovitakse erinevaid meetodeid ka, aga kui emakakael 10 sentimeetrini ei avane, sest 10 sentimeetrit on vaja saavutada selleks, et saaks hakata last välja pressima. Kui seda 10 sentimeetrit ei tule, siis laps tupe kaudu sündida ei saa ja siis tehakse keiser. Ja viimased on ka siis sellised haruldased seisud, kui laps on kas näguseisus või otsmikseisus, et siis on see diameeter liiga suur, et tuppe kaudu sündida ja siis tehakse ka keisrilõige. Aga nüüd läheks ühe palju intrigeerivama teema juurde, et ikka on see ka ju esijutuks tulnud, et aga mis siis, kui naine ise soovib keisrilõiget, et kas see on nagu aktsepteeritud, et sellest räägib teile Mariann. Tere, mina olen siis günekoloogia ja sünnitusabi arst-resident Ida-Tallinna Keskhaiglast ja räägin teile natuke sellisel teemal nagu keisrilõige naise omal soovil. Ja selle all me mõtleme siis seda, et meditsiinilised näidustused, millest mu kolleeg enne rääkis, keisrilõikeks puuduvad, aga naine soovib siiski keisrilõike teel sünnitada. Et see on praegu sünnitusabis väga kuum teema, kuna viimase 25 aasta jooksul on tohutult kasvanud siis keisrilõigete arv ja selle sees ka nende keisrilõigete arv, mis tehakse naise omal soovil. Ja järjest enam näeme neid naisi, kes pöörduvadki selle sooviga, et tahaks keisrilõike teel sünnitada. Näiteks on esmasrase ja tal on see soov, aga me ei näe mingit meditsiinilist põhjust, miks talle seda teha.
et selleks, et seda teemat natukene avada, vaatame neid põhjusi, miks naised üldse pöörduvad selle sooviga. Et kõige enam levinud põhjus, miks naised tahavad siis keisrilõike teel sünnitada, on sünnitushirm. Meie nimetame seda peene sõnaga tokofoobiaks. Et see on siis hirm selle sünnitusprotsessi ees. Naised on kuulnud, et issand, see on nii pikk, see on valulik. Nad lihtsalt ei taha sellele vastu astuda. Või on siis hirm sünnitusvalude ees, et on kuuldud, et see on kõige hullem valu, mida naine võib oma elu jooksul kogeda. Ja samas on ka hirm lapse sünnitrauma ees, et tahetakse, et see laps, kes sünnib, sünniks võimalikult tervelt siia ilma. Et vastavalt sellele, mis selle sünnitushirmu taga on, saame me ka naist siis vastava sisuliselt nõustada. Et kui näiteks naine kardab tohutult sünnitusvalusid, siis me saame enne sünnitust teda selleks ette valmistada, teda nõustada võimalike sünnituse valutustamise viiside osas. Nii tema kui ka tema kaaslane saavad tulla siis perekooli loengutesse, kus neile selgitatakse, millised viisid meil on naisele pakkuda. Ja sünnitusvalude leevendamiseks on äärmiselt efektiivseid viise ja neid saab siis igale naisele individuaalselt vastavalt tema soovidele pakkuda. Et need naised, kellel on sünnitushirm, seda gruppi on nagu teaduslikult uuritud ja on leitud, et rohkem sellist paanilist hirmu sünnituse ees on naistel, kellel on näiteks eelnevaid selliseid psühhiaatrilisi probleeme. Näiteks nendel naistel on rohkem depressiooni, rohkem ärevushäireid ja teisi psühhiaatrilisi haigusi. Lisaks on see sünnitushirm oluliselt sagedasem naistel, keda on varasemalt siis seksuaalselt väärkoheldud. Ning ka nendel naistel, kelle näiteks ei ole kaaslast või neil puudub pere, neil puudub sotsiaalne tugi. Et nendel on see hirm sünnituse ees oluliselt suurem. Aga me saame ka seda adresseerida, et pakkudes naisele siis nõustamist, vajadusel psühholoogilist ja isegi psühhiaatrilist abi. Need naised, kes on varasemalt sünnitanud, aga soovivad siis plaanilist keisrilõiget, et nendel on see tihti põhjustatud sellest, et neil on varasemalt olnud traumaatiline sünnituskogemus. See võib olla, et eelmine sünnitus on lõppenud näiteks teatud tüsistustega või on lapsepoolsed tüsistused olnud või on lihtsalt ema kogenud seda sünnituskogemust subjektiivselt, et see on väga stressirohke olnud. Näiteks näeb, et ka personal on närvis, kogu see keskkond seal ümber on selline kaootiline. Siis jõuan järgmise põhjuse juurde, miks naised soovivad plaanilist keisrilõiget ja see on mure vaagnapõhjatrauma ees. Ja see on ka väga levinud probleem, miks naised seda tahavad, siis plaanilist keisrilõiget. Et nad arvavad, et keisrilõige kaitseb neid tulevase näiteks uriini ja roojapidamatuse vastu, kaitseb selle eest, et neil tulevases elus on siis vaagnapõhjaorganite allavaje. Aga me ei saa öelda, et keisrilõige selle eest 100% kaitseb. Et siin mängivad väga olulist rolli ka naise enda anatoomia, millised on tema sidekoed, milline on naise kaal, kas ta tegeleb oma vaagnapõhjalihastega, kas ta treenib neid. Ja on leitud, et kui isegi esimene plaaniline keisrilõige võib olla natuke kaitsva efektiga näiteks uriinipidamatuse eest, siis järgnevate keisrilõigetega need riskid täiesti võrdsustuvad. Ja põhjus selles on tegelikult see, et väga suurt stressi siis kogu vaagnapõhjale tekitab tegelikult rasedus, et me ei saa seda ainult sünnitusviisi kaela ajada. Et praeguste siis teadusuuringute valguses ei saa öelda, et me kaitseme naisi näiteks tulevaste põieprobleemide eest. Väga palju tuuakse ka välja seda, et kardetakse, et vaginaalsel teel sünnitanud naistel on kuidagi seksuaalelu vähem siis rahuldust pakkuv või valusam või ebamugavam. Et neid naisi on ka võrreldud omavahel siis gruppe, kes on ise sünnitanud ja kes on keisrilõike teel sünnitanud ja ei ole leitud mingit vahet ei nende ega partneri rahulolus siis tulevase seksuaaleluga. Üsna suurt rolli mängib siin ka kultuuriline ja sotsiaalne surve,
et sellel põhjusel on näiteks just Brasiilias 80% erahaiglates sünnitavad naised keisrilõike teel. Et see on kuidagi seotud sellise vale müüdiga, et naine on kuidagi pärast, et see vaginaalne sünnitus nagu rikuks naist. Aga see on tõesti selle koha pealt müüt, et kui on vaadatud ja võrreldud just neid eelnevaid aspekte, mida ma mainisin. Natukene rohkem soovivad naised keisrilõiget ka, kellel on olnud varasemalt keisrilõige, kes on siis kunstlikul teel viljastatud naised, et nende hulgas on rohkem seda soovi. Ja oma rolli mängib siin selles, miks naised tahavad keisrilõiget, ka sotsiaalne mugavus. Et sa saad ju planeerida täpselt oma selle kuupäeva, millal laps sünnib ja selle ümber kõik vajalikud toimingud ära teha. Et see on eriti akuutne maades, kus on väga lühike see sünnituspuhkus siis. Et keisrilõike näol on tegemist siis suure kõhuõõne operatsiooniga ja kui naine tuleb selle sooviga, et ta tahab keisrilõiget, siis me peame mõtlema, et kas see on siis temale ja lapsele ohutum sünnitusviis kui normaalne vaginaalne sünnitus. Et on leitud, et keisrilõikega kaasneb rohkem siis lühiajalisi tervisehädasid. Need naised on tavaliselt kauem haiglas, on suurem oht verejooksule, suurem oht põletikule ja need riskid kaasnevad iga järgmise keisrilõikega, et mida rohkem neid keisrilõikeid on tehtud, seda suuremad on riskid emale ja ka lapsele. Et väga sage põhjus, miks naised tahavad seda keisrit, on see, et nad panevad nagu enda teisele kohale ja ütlevad, et ma lihtsalt tahan, et see laps tuleks täiesti tervelt sealt välja, et tal ei oleks mingeid probleeme. Paraku me ei saa seda 100% tagada, et isegi plaanilise keisrilõike teel on oht last meditsiiniliselt vigastada. Et teda ei pruugi nii kerge olla sealt kätte saada. Me võime ka seal võib vaja minna siis vaakumekstraktsiooni kasutamist ning on näidatud, et nendel lastel, kes plaanilise keisrilõike teel sünnitavad, neil ei ole, kuna see sünnitegevus ei ole käiku läinud, siis neil ei ole need stresshormoonid käima läinud ja neil on oluliselt rohkem siis vastsündinu hingamishäireid ja ka selliseid hingamishäireid, mis vajavad siis lastearsti abi. Et kuigi plaaniline keisrilõige on selles mõttes ohutum emale ja lapsele, kui me vaatame neid lühiajalisi probleeme, et nendel lastel on, just kui ma kahte keisrilõiget omavahel võrdlen, et nendel emadel on väiksem põletikurisk, väiksem risk, et see emakas niimoodi rebeneb selle operatsiooni käigus, väiksem siis verekaotuse risk. Aga kui me vaatame juba järgmist rasedust ja sünnitust, siis need riskid plaanilise ja erakorralise keisrilõike puhul võrdsustuvad. Et me igat naist, kellel me teame, et on keisrilõige, me jälgime neid kindlasti tähelepanelikumalt, sest me tahame teada, et see platsenta ei oleks asetunud armipiirkonda, et see ei kataks emaka kaela. Ja selle järgi me saame ka valida siis, ja naisega koos arutada, et mis võiks olla selle järgmise lapse sünniviis. Et kui tegemist on suure kirurgilise protseduuriga, milleks puudub meditsiiniline näidustus, siis sellega käivad kaasas ka omad eetilised dilemmad. Et me teame, et patsiendil on täielik õigus oma keha üle ja ta võib igal ajahetkel keelduda igast protseduurist, mida ta soovib. Aga siin tuleb mängu ka see, et tegelikult arst võib keelduda protseduuri pakkumast, kui ta leiab näiteks, et sellega on seotud suuremad terviseriskid ja ta ei näe sellel näidustust. Et kui patsient pöördub arsti poole ja tahab seda keisrilõiget, aga arst keeldub, siis tegelikult tal on selleks õigus ja patsient võib alati teise arsti poole pöörduda, kui tal on selleks soovi. Ja arstina, kes võtab ette selle, et ta teeb ilma näidustuseta operatsiooni, siis ka tema peas on see mõte, et kas ma teen seda õigesti ja mõeldes nendele tulevastele võimalikele rasedustele ja sünnitustele. Lisaks
selleks, et teha operatsiooni, me peame patsiendilt saama informeeritud nõusoleku, mis koosneb nagu 2 osast, et me oleme informeerinud patsienti selle protseduuri olemuse, selle võimalike tüsistuste, võimalike pikaaegsete komplikatsioonide osas. Aga täielikku informeeritud nõusolekut paraku me ei saa kunagi pakkuda, sest et enamikel naistel puuduvad need teadmised, põhjalikud teadmised anatoomiast, füsioloogiast ja sellest suuremast pildist, mida see operatsioon endaga kaasa võib tuua. Et natukene tuleb siin plaanilise keisrilõike puhul mängu ka see, et kas me seame kõrgemaks siis üksikisiku või ühiskonna huvid. Et keisrilõike teadupärast on kallim sünnitusviis ja võtab rohkem tervishoiuressursse. Ja kui me pakume seda kõigile naistele, siis me võtame omakorda ära seda tervishoiuressurssi, mis läheks nendele, kes tegelikult seda vajavad. Et see on küll akuutsem teema võib-olla arengumaades, aga siiski kindlasti ka meil siin. Et kuidas siis läheneda naisele, kes tuleb meie juurde sooviga, et ta tahab plaaniliselt keisrilõike teel sünnitada. Et väga oluline meie kui arstide poolt on kuulata ära, et kuulata ja küsida, et mis on see põhjus, miks naine tahab keisrilõiget ja just sellele vastavalt teda informeerida ja pakkuda erinevaid lahendusi. Kui naine ütleb, et tal on tohutu hirm sünnitusvalude ees, siis me saame nii enne sünnitust kui ka sünnituse ajal talle selle protsessi võimalikult lihtsaks teha ja pakkuda just temale individuaalselt sobivaid vahendeid. Ja igale naisele ongi vaja siinkohal nagu individuaalset lähenemist, et vastavalt tema vajadustele, vastavalt tema soovidele ja põhjustele, miks ta on tulnud selle sooviga, et laps plaaniliselt keisrilõike teel siis sünnitada. Et see on minu poolt kõik. Ma tänan, et te kuulasite ja kui teil on mingeid küsimusi, siis te võite kas kohe küsida või siis me oleme seal Ida-Tallinna Keskhaigla väljapaneku juures ja saate ka individuaalselt küsida. Aitäh!